Üks teema, mida võib-olla täna ei mainitud, aga mida ma siiski kuskilt artiklitest lugesin, Euroopa ülene ühine metsanduskava, kui reaalne see tegelikult on, Marku? Metsanduskava selles mõttes, et metsastrateegia kui selline on komisjonil olnud varem ja on ka praegu tegelikult välja pandud. See on liikmesriikidele täna selline juhis, kuigi seekord komisjoni poolt on ka väga selgeid algatusi seal selle paketi sees, mis alles hakkavad tulema välja, et seda me täna veel lõpuni ei tea, mis seal lõppkokkuvõttes siis kohustustena tuleb või mitte. Ma võin nii palju öelda, et globaalselt on metsandusele ühiste lepet, siduvat lepet otsitud aastast 1992 ja ei ole leitud, et riiki oleks võimalik nagu üheselt kuidagi ühte jalga käima panna, sest metsad on erinevad. Just, et siin on olnud just vaadake see murekoht Keit, mis puudutab metsaseiret ja metsamajandamist, näiteks ühiste mingisuguste kvootide paikapanemist laageraiete osas, kus ei nähta, et üldse mingi Euroopa ülene konsensus oleks võimalik, et kuidas sellega on? Ma arvan ka, et selles mõttes, mis Marko ütles, et see metsastrateegia on olnud ju varem ka olemas ja eks nüüd on lihtsalt komisjoni uus metsastrateegia siis ettepanek, mis tõukub siis sellest kliimapaketist ja selles mõttes ma vaidleks vastu siin sellele, mis ettekandes oli, et ma arvan, et nagu strateegilises vaates saab vaadata nii need Lapimaa tundraid kui ka Eesti metsi, kui ka seal Lõuna-Euroopa niisuguseid metsi koos, et küsimus on jah, et kui palju seal on siis neid ühtemoodi kohustuslikke või siduvaid elemente ja ka metsandus lõpuks on ikkagi niisugune valdkond, mis nagu laias plaanis on ikkagi liikmesriikide pädevuses, et komisjon, nüüd ma arvan, et me enam-vähem teame, ega seal mingeid niisuguseid suuri üllatusi ma nagu ei näe, et saaks kuidagi sellest paketist või ettepanekust veel nagu tulla, et reaalselt on seal ju järgmised asjad, eks. Üks on siis see metsastatistika. See, millele ka siin ütleme, mille üle kõik riigid ei ole väga õnnelikud, aga see, et kokku leppida siis ikkagi selged metoodilised ja statistilised alused üldse saada aru, et milline see Euroopa mets on, sest see on ka täna ikkagi väga liikmesriigiti erinev ja palju tegelikult auru lähebki lihtsalt sellele arutamisele, et kus on mis, et mitte siis nendele praktilistele teemadele. Teine on tõesti see, et kuidas seda metsa saab kasutada, eks see, mida ma mainisin, et tegelikult siis missugust see, millest eks sina rääkisid, et kuidas ja mida saab puitu siis energiatootmises tegelikult kasutada ja siin see komisjoni esimene ju niisugune mõte komisjoni sees või see päästik oli ka see, et tegelikult ei peaks nagu kasutama puitu või biomassi energia tootmisel, aga siis me ikkagi täna need arutelude käigus paljude riikidega, sealhulgas Eesti, kes sellisel arusaamisel päris ei ole, oleme ikkagi jõudnud niisugusele lähenemisele, et tuleb siis täpsemalt paika panna, missugust puitu, kust raiutud, mismoodi raiutud, siis seda saab siis energiatootmist kasutada. Ma arvan, et see on teine konkreetne asi, mis ka sellest metsastrateegiast tuleb. Ma väga pikalt räägin ühe viimase asja ütlen veel. Ja siis kolmas ongi see kõik see metsade CO2 sidumine. Ehk siis kõik see LULUCF, mis on ka tegelikult olnud ammu olemas ja mis tegelikult, ma arvan, kõige rohkem ikkagi tegelikult seda, ütleme siis kogu seda Euroopa metsandust mõjutab, et räägime üks metsanduskavast või millestki sellisest, siis tegelikult see LULUCF, ma arvan, on kõige rohkem läbi nende üle-euroopaliste nagu siis eesmärkide see, mis mõjutab seda, mis Eesti ja Euroopa metsades toimub. No kui me vaatame siin protsente, mul ei ole võib-olla kõige uuemad andmed aastast 2009, et Hollandis on metsaga 29%, Eestis üks kõrgemaid 61% ja kui teie, Marko Lampomaa, ettekandes räägite, et metsamaa pindala tuleks suurendada, siis ma küsiks täna, et mille arvelt Eestis meil on põllumaapuudus ja kust me seda metsamaad siin hakkame suurendama, sest me näeme ju täna seda, et endine põllumaa, eks ole, siis inventeerimiste käigus on kuulutatud metsamaaks, need on algul võssa kasvanud ja nüüd hiljemaks on seal mingi arvestatav puistu peal.
Ja minu sõnum tegelikult oligi, et seal on kuskil tuleb piir ette. Kindlasti kõikidel metsarikastel riikidel see sama moe, et selle LULUCF metoodika alusel küll võiks metsapindale juurde tulla, aga kui juba ka Soome, Rootsi, teised metsarikkad riigid näevad selles probleeme, et tegelikult tahaks teid ka ehitada näiteks, tegelikult tahaks põllumajandust pidada, et seal on see risk kindlasti olemas. Ka Maaeluministeeriumist kindlasti ma sõpru ei võida, kui ma ütlen, et tuleks põllumajanduse arvelt seda teha, et see toitu julgeolek on vajalik, eks seda me ju oma ettepanekus, mida ma vahendasin teile, ka ei tee ettepanekuks. Et see konkreetne eesmärk, mida oleks võimalik täita, oleks, ja see natukene panustaks lihtsalt selle eesmärgi täitmiseks, oleks see 75 000 hektarit nüüd üles otsida ja siis see, kus ei ole muid targemaid kasutusviisi täna, et see oleks võimalik metsalabane. Ei taha konkureerida põllumajanduse ja muude. No siit jooksis läbi mingi ettepanek, et kasutusest väljas olevate turbaalade arvelt näiteks on Hendrik välja, kui reaalne üldse on vanale turbaväljale uut metsa. Seda peaks küsima nüüd metsakasvatusteadlaste käest, ma olen pigem skeptiline sellest väga suurt kasvu ja jõudu saab, et ma olen väga seda meelt, et me peame hästi efektiivsed ja hästi tähelepanelikud olema, kuidas me oma maad kasutame, sest et see meie ootused maale kui sellisele suurenevad praegu eksponentsiaalselt. Ma ütleks, et mitte mets ei ole uus kuld, või ütleks, maa on uus kuld, sest maa on tõesti piiratud ressurss. Me täna tahame aina rohkem hoida maa peal elurikkust, me tahame aina rohkem kasutada rekreatsioonilistel eesmärkidel, me tahame aina rohkem saada sealt biomaterjale ja me nagu juba toidutootmist mainisime, ega kliimamuutuste mõjul see toidutootmine liigub ka aina jõulisemalt siia Põhjamaadesse meie õuele. Eks tegelikult me peaksime väga hoolega vaatama iga ruutmeetrit maad ja panema seda kuidagi kasulikult tööle ühte nendest eesmärkidest teenima. Selle tõttu näiteks ma olen skeptiline või kriitiline põldudele rajatavate päikeseparkide suhtes, et neid tuleks rajada katustele ja põld tuleb kasutada kas põllumaana või metsamaana või elurikkusena või rekreatsiooni eesmärgil. Et see on selgelt suundumus, et see nõudlus suureneb. No, palun, väga hea. Et mina märgalade puhul tooksin välja hoopis selle, et võib-olla esmapilgul ei olegi mõtet neid metsastada, vaid need emiteerivad märgalad, endised turbokaevandused tuleks taastada, et nad ei emiteeriks. Ma arvan, et see peaks olema esimene samm, et emiteerimine lõpetada ja siis leida viis, kuidas süsinikmetaatida makasta. Ja see on ka üks alternatiiv, jah, tõesti sellised alad lihtsalt veega katta. On üks täiesti tegevus, turvas muldadel aktiivne harimine on ka teine küsimus, et kuivõrd seda tasub teha, et võib-olla seal on kus ei ole nii märgalad turvas mullad lihtsalt, et seal metsastamine võib olla teinekord jälle asjama. Siin Liidost kõlab küsimus, et kas Eesti peab täitma Euroopa Liidu teiste liikmesriikide metsasuse kohustust. Natuke see mulje jäi küll, eriti teie ettekandes, kus te tõite välja, et see ebavõrdsus on ikkagi silmaga nähtav. Ma olin kindlasti kriitiline ja loomulikult on arusaadav, et meile langeb suurem koormus sellel teemal kui Kesk-Euroopas, kus need võimalused lihtsalt puuduvad. Meil lihtsalt on seda metsa rohkem, meil on seda elurikkust rohkem, mida kaitsta. See on kõik väga mõistetav. Aga ma olen lihtsalt kriitiline või oleksin ettevaatlik selles suhtes, et millistel tingimustel see ellu viiakse ja kuidas see meie ühiskonna hakkamasaamist hakkab mõjutama. Jah, Keit, tahaks kuulda. Mikrofoni pean võtma ja mul võeti ära see teine, ma ei tea miks. Ja saate selle ainult. Räägi liiga palju, ma arvan ka, et ma pean tõstma seda siia käe suu juurde. Siin on kaks mõõdet. Et ma arvan, see on natuke kunstlik see, mida sa tood, et me peame teiste riikide eest midagi ära tegema, et ega see metoodika tegelikult ju mille alusel seda arvestatakse on ikkagi ühtne, et ega Euroopa Komisjonis, Euroopa Liidus ei tule niimoodi, et vupsti ja mõtleme seal, et ühele riigile, mis me paneme? Paneme 5 miljonit, teisele paneme 0,5, et seal on meil sõbrad, eks ju need, see tegelikult nii ei käi, sul on ikkagi ühtne metoodika, mille alusel seda arvestatakse, eks see, mida nüüd
mida nüüd Keskkonnaministeeriumi ametnikud hakkavad, ma olen täitsa kindel Euroopa Liidu läbirääkimiste käigus seal läbi rääkima, ongi see, et kas seal metoodikas võib olla mingisugused aspektid, mida siis tuleks muuta, et mis on need referentsaastad seal ja mis on siis, mida seal täpselt arvestatakse, et ega see metoodika on kõikidele riikidele ikkagi ühesugune, on andnud lihtsalt niisugust tulemusi. See on üks pool, aga teiselt poolt ma tahaks ikkagi meelde tuletada, et lõpuks me räägime ka nagu iga riigi kliimaneutraalsusest. Ja me peame ka ikkagi mõtlema selles kontekstis, et meil on seda Eesti metsa ka vaja selleks, et me Eestis saaksime olla nagu kliimaneutraalsed, et meil ka mõningates sektorites, kus tõesti tööstus ja näiteks sama põllumajandus, millest on juttu olnud, kus sa ei saa tegelikult nulli, ei jõua mitte kuidagi, et kui energeetikas jõuad nulli, transpordis ka veidikene kahtlane, eks jõuad sinna lähedale, siis jääb päris palju sektoreid, mis ikkagi seda CO2 emiteerivad, et kui meil on seda CO2 siduvat metsa rohkem, meil on endal lihtsam ka ühiskonna ja majandusena ja tegelikult ka ettevõtjatel kõigil on lihtsam neid nii-öelda siis kogu seda ühiskonna kliimaneutraalsuse eesmärki täita. Samas nagu stsenaariumid näitasid, tegelikult ei ole lihtne. Et kipub nullis olema. Mis asi nullis? LULUCF-i sektori nii-öelda süsinikubilanss. 2050 aastas kipub ta ju meil olema no ega see lihtne ei ole kindlasti jah, et see on selge, et ei ole ka kindlasti midagi võimatut, et kui me vaatame kasvõi seda Eesti põhist analüüsi, mis on tehtud, mida Eesti Keskkonnauuringute Instituut, Stockholmi Keskkonnauuringute Instituut tegi, et siis see pilt seal sektorite kaupa, mida nad modelleerisid 2050 ja mis siis on see sidumine ja mis on nende sektorite emissioon, et see ei tundunud tegelikult kuidagi väga realistlik, et see tundus midagi sellist, mis on täiesti saavutatav, kui investeeringuid õigesti teha. Ja ma tahtsin ka paari asja, mis nagu jutuks on olnud, mingi tausta avada või oma mõtte sekka anda, et üks asi see Euroopa Liidu metsastrateegia, et võib-olla oluline seal on arvestada ka seda sükust ajaloolist tausta, et metsandus armastab ennast kujutada sellise erilisena, millesse teised poliitikad ei tohiks puutuda ja Euroopa Liidu üldised poliitikat samamoodi ei tohiks segada seda, mida me metsas teeme. Ja nad on siiamaani sellega päris hästi nagu ka hakkama saanud, et see ongi nii, et metsa majandamine on nagu igaühe enda asi. Selle ajaloolised juured võib-olla on tegelikult selles hoopis, kui Euroopa Liitu loodi, siis maapiirkondades sellele tunti, et võib olla väga suur vastuseis ja põllumajandus sai oma tohutu rahapoti ja sellised erireeglid ja see on osalt laienenud ka nagu metsandusele ja veel rohkem on ta võib-olla kinnitanud siis, kui liitusid Põhjamaad Euroopa Liiduga, siis nad väga jõuliselt seisid selle eest, et neid selles valdkonnas ei reguleeritaks. Aga praegune see kliimapakett ja roheleppe ei anna nagu võimalust, et sellest päris niimoodi jätkata, nagu me seni oleme jätkanud. Ja siis võib-olla selle, mis teine läbi käis, oli see Henriku väide, mida ta nagu kordas ka, et metsa intensiivselt majandades, mis saaks hektarit 2000 eurot lisandväärtust aastas. Ja selle alternatiiv nagu oleks siis metsa vähem intensiivselt majandada, mille puhul me kaotaks tohutult lisand. Pigem, et kui alternatiiv on, et 100 eurot Euroopa maksumaksja nii-öelda kompensatsiooni, 100 eurot ei ole piisav, on see mõte seal taga. Et ma kindlasti mõneti nagu tervitan seda, et me üritame nagu rahas mõõta ka teisi asju, mis meile siin elus tähtsad on, aga looduse puhul on see erakordselt raske. Aga ma siiski nagu usun sellesse, et paljudele eestlastele siiski see nagu lisandväärtus iga hinnaga ei ole selline asi, millele nad nagu kohe jooned alla kirjutaks ja et sellel Natura metsal on lisaks meile palju rohkem pakkuda kui see 100 eurot. Seda kindlasti lihtsalt, et kui meil langeb Lääne-Euroopa kompenseerimise kohustus, siis seda tuleb teha õiglase hinnaga. Marku soovib kõigepealt Siimu vastuse esimesele poole. Mul tegelikult veel Keidu ja siin Hendriku debatile vaja korraks seda tahtsin öelda juurde. Natukene ka sellest rahast korraks,
et seesama meetmete pakett, mida ma täna enda ettekandes rääkisin, et millega õnnestuks meil 0,5 miljonit tonni süsinikku aastas juurde siduda, et selle nii-öelda maksumus 40 aasta peale kokku on suurusjärk 400 miljonit. Pluss siis investeeringud näiteks selluloose tootmistehasesse, pluss metsaomanike enda investeeringud. Ehk et me kuskilt peaksime selleks ka juba leidma 10 miljonit eurot aastas. Positiivne uudis hommikusest ettekandest oli see, et nii palju raha ei ole kunagi keskkonna või kliima nagu tegevustele varem olnud, et jääme siis seda ootama. Siin on küsimused teile. Palutakse selgitada, mille arvelt Eesti ettevõtlussektor teeks umbes 14 miljardi euro eest investeeringuid kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Nii, see on nüüd see Keskkonnauuringute Instituudi siis see number seal, et mis siis kuni aastani 2050 on vaja teha. Et eks see ennekõike tegelikult, kui vaadata neid numbreid seal ka, see ennekõike puudutab seal 2 sektorit, mis on energeetika ja transport, et seal tööstuses on seal seda kindlasti veidikene vähem. Et no kas või need samad, kõike seda ei pea tegema Euroopa Liidu rahast. Et ma arvan, et me hästi tihti nagu mõtleme kuidagi Eestis niimoodi, et see keegi peab nagu kinni meile maksma selle või. Et me teeme küll, aga siis kui keegi annab meile selle raha, et kui Euroopa Liit annab, et siis me teeme, et muidu me tahaks samamoodi edasi elada, kui me seni oleme elanud, mis see kliima ja mis keskkond ja mis las tulla. Et eks ma arvan, et seda tuleks ikkagi vaadata nagu natukene laiemas pildis ja selles võtmes, et see on tegelikult meile endale ka vajalik. Soome näide selles mõttes oli ju väga hea, kuidas väga ka äriliselt, kasumlikult ja mõistlikult saab toimetada ka tegelikult kliimaneutraalselt, et tehes alguses need investeeringud, mis pärast ju toovad selle raha tagasi, nii et kui seda mille arvelt, siis kindlasti saab seda Euroopa Liidu raha kasutada, mis kui me vaatame neid Euroopa Liidu vahendeid seal kõik kokku, ma siin ka arvutasin, et sealt päris suur osa tegelikult nii sellest aastakavast ja Euroopa Liidu struktuurivahenditest saab kasutada ka igasuguste ettevõtete siis investeeringu toetusteks, aga need põhiliselt ikka loomulikult tuleb teha enda teenitud vahendite arvelt ja soodsate laenude kasutamise arvelt ja mis siis tulevikus seda konkurentsivõimet tõstavad. Pigem on need ju ikkagi niisugused tulevikku vaatavad investeeringud, ilma milleta lihtsalt ei saa. Nad on konkurentsis püsida, et siin ütleme 5 või 10 aasta pärast ikkagi jõuame sinna, et need tooted ei ole enam erinevatel põhjustel konkurentsivõimelised muidu, et kas tarbijad neid ei soovi või nad ei vasta kvaliteedikriteeriumitele. Aga üks asi, mis ma tahaks kindlasti veel ikkagi öelda, et ei saa ju võrrelda seda Natura ala 100 eurost toetust nüüd sellega, et kui siis metsa majandamisest on võimalik 2000 eurot aastas teenida. Selle loogika on siis ju see, et võtame ka kõik need keskkonnakaitsel olevad metsad, siis et mõistlikum oleks lihtsalt hakata majandama. Et ma arvan, see toetuse eesmärk ei ole see, et ta kompenseeriks nüüd siis kogu selle summa, mis siis selle metsa majandamisest muidu saaks. Et me ikkagi Natura alade räägime nendest piirkondadest, kus elavad kaitsealused liigid, linnud, loomad, kasvavad taimed ja mida nagunii tuleks kaitsta. Ja see, et sa saad selle boonus Euroopa Liidult 100 eurot hektari kohta on pigem nagu boonus. Et ma ei usu, et te mõtlete niimoodi seal Metsatööstuse Liidus, et kui ei oleks Natura ala või Euroopa Liidu toetust, et me võtaks kohe maha kõik need metsad. Hendrik, äkki tahad rääkida sellest, mida Alutaguse metsaomanikud praegu mõtlevad lendoravast ja puha? See on niivõrd kaugus teema, sinna hakkaks üldse trugema. Kindlasti me ei mõtle niimoodi, et naturalasid peaks hakkama majandama. Ma arvan, et asjadel olema õige hinnasid küll, kui valikuid langetatakse. Ja lihtsalt mida veel kord üritan seda mõtet selgitada, et kuidas Holland suudaks täita samaväärsed süsiniku sidumise ja elukes hoidmise eesmärgid LULUCF-i sektoris kui Eesti. Ei ole võimalik, mitte kuidagi ei ole võimalik. Paratamatult Eestil on rohkem loodust, mida hoida ja kaitsta. Holland saab tegutseda edasi suhteliselt intensiivse põllumajandusega. Meile langeb selle suurem keskkonna hoidmise koormus.
selle võrra tegelikult see kompensatsioon peaks olema meile õiglane. Kaspar Põder tõstis siin juba ammu käe, vaatame, äkki tal on vastus. Mul on juba päris mitu mõtet, et räägime Euroopa rahast ja soostatust laenudest ja et riigid peaks appi tulema, aga me unustame kogu aeg ära erasektori, et miks erasektori ei võiks läbi siis samamoodi, millest mina rääkisin, CO2 kvoodi, seda raha metsaomanikule siis maksta, et ma arvan, et me lihtsalt mingite seaduste ja piirangutega neid liigirikkuse ja kliimaeesmärke ei täida, et metsaomanik peab selle eest saama mingisuguse sissetuleku, mis on võrdväärne metsa majandamisest saadava tuluga. Et me jätame kogu aeg erasektori kõrvale, et Eestis rohesektoris ettevõtted veel ei ole väga palju, aga ma väga loodan, et järjest tuleb ja see alternatiiv metsaomanikule läbi erasektori tegelikult tuleb. Aga Kaspar... Sest üks asi, et me räägime, et keegi peaks selle kinni maksma, et okei, et siis Euroopa Liidu raha ei kasva kuu otsas, et tegelikult selle ringiga maksame ju meie kui Euroopa Liidu liikmena tegelikult maksudele, siis maksab Euroopa Liidu maksumaksja maksab selle raha tegelikult kinni. Siim. Ja, seda kuuleb päris palju, et sa oled täna mitu korda öelnud, miks Holland nii ei tee, et meil on nii ja neil on naa. Ja mulle tundub, et see natukene nagu kopeerib seda üldist kliimapoliitika nagu sellist diskussiooni ka, et miks meie siin, miks Hiina midagi, miks Ameerika midagi. Ja selline lähenemine alati tõmbab selle koostöö alla, nagu see halvab seda. Samal ajal Euroopa Liit on nagu kõige parem nendel aegadel, kui me tuleme kokku ja oleme nagu ühiselt ambitsioonikad. Ja ma arvan, et see on väga õige, et Holland võiks rohkem teha. Ja Eesti seisukoht ei peaks olema see, et Holland ei tee, et me ka siis ei tee, vaid olema julge ja ütlema, me tahame, et kõik teeks võimalikult palju ja meil on suhteliselt hea lähtepositsioon, aga üksteise nagu nõrkuste taha nagu tulemine meid väga kaugele ei vii. Kaspar soovis veel midagi öelda? Jaa, et ma olen Siimuga väga ühel nõus, aga vabandust, mul läks, et juba selle ajaga mõte... Ma annan siis nii kaua Markule sõna, tema tahtis ka midagi öelda. Jaa, me selles mõttes lihtsalt arvan, et see täitsa eluterve debatt, et kui erinevad osapooled esinevadki eri huvest ja kui sellest riigi seisukohast oli juttu, et siis me täna ei ole neid küll veel kinnitanud, aga julgen öelda, et praegu me kellegi teise kapsaaeda ei vaata, et me püüame ikkagi nagu enda asjad ise nagu korda saada. Me oleme üsna edukad olnud, me oleme kogu selles nagu kliimaneutraalsuses liikumisel ju esirinnas, juba täna. Et me ei ütle, et me sellega nagu võtame maha, et me eesmärk on ikkagi nagu lõpuni välja minna. Loomulikult kogu selles protsessis on seesama küsimus, et nagu Euroopa Komisjon ka ise ütleb, et kedagi ei tohi maha jätta, tuleb olla nagu kuluefektiivsel või tõhusal viisil tulevad need eesmärgid saavutada ja nii edasi, et see paratamatult mingisuguseid tõrkeid sellel teel aeg-ajalt ikka tekitab, et see on nagu täiesti normaalne. Ja, ma nüüd ütlen, et me siin räägime, et Eesti ja Hollandi ja kõik teised riigid, aga hästi oluline on ju kliima puhul meeles pidada seda, et ega kliimamuutused ei tunne ju riigi piire, et see, mis me siin Eestis teeme, mõjutab samamoodi ka Hollandit ja mingis osas Lõuna-Euroopa riikidel neil ongi väga raske metsa istutada mingites piirkondades või teha mingisuguse tegevusi, et seda süsinikku siduda, siis seetõttu ma arvan, et see on täiesti arusaadav, et metsarohketele piirkondadele pööratakse rohkem pilke, sellepärast, et need lihtsalt seovad rohkem süsinikku. Lõuna-Euroopas kusjuures täitsa edukalt küll plantatsioonidega. See metsandus on hoopis teissugune, seotakse süsinikku kindlasti oluliselt rohkem. Nende mured on, et see põleb aeg-ajalt kogu aeg. Hästi lühikese kommentaari lihtsalt ütlen, et rõhutan veel kord seda üle, et ega riikide see
nii majanduse struktuur on erinev kui ka see muidugi, et kus on rohkem metsa, kus ei ole. Lõpuks selle LULUCF-i metoodika on ikka kõigi riikide jaoks nagu ühesugune ja just selle, et kui see võib isegi lühiajaliselt kuidagi niimoodi paista, et meie teeme rohkem ja teist vähem, et siis lõppkokkuvõttes ikka kõik riigid peavad olema kliimaneutraalsed. Ja seal ei hakka mingit ristarvestust keegi ei teosta, et Holland teeb natuke vähem ja siis meie peame kuidagi natuke rohkem, et Holland ikka ise peab olema kliimaneutraalne, meie ikka ise peame olema kliimaneutraalsed. Meil on seda metsasidumist rohkem, saame teisi asju vähem teha. Hollandil, kus on metsasidumist väga vähe, eks ju, siis nad peavad kõik muud oma tegevused ja tööstusarud ka selle sama põllumajanduse viima ikkagi sinna, et seda CO2 emissiooni seal ei ole, et eks seda tuleb nagu selles arutelus arvestada. Ma küsin ühe väikse küsimuse saalist, et tõstke palun käed, kes siin on juhuslikult metsaomanikud. Mõned käed saime, et ma suures pildis vaatan, kuidas Eestis see pilt tänaseks on kujunenud, siis kas meil on 50% või peaaegu 50% on RMK käes, eks ole, ehk riigi käes. Siis minu jaoks teadmata protsent on välisettevõtete käes, kellest meil puudub tegelikult täna, ma ei tea, te võite mulle Marku oponeerida, aga puudub täielik ülevaade, kui palju Eesti metsast kuulub siis välismaa ettevõtetele, me räägime siin hollandlastest, sakslastest, kes ostavad Eestis maad ja metsa kokku. Ja siis on meil, eks ole, need, kui ma võin öelda, talupoeg metsaomanikud, keda siis kõige rohkem puudutab see Natura toetus, et muide on küll niimoodi, Keit, et kui sa oled Haanjas metsaomanik, ja siis mingisuguse Euroopa Liidu direktiivi pärast ametnik tuleb, ütleb sulle, et aga teil just kasvab siin taigavööndi väga eriline mets, mis muidu Euroopas juba on hävinud, aga teil on alles, et me võtame nüüd selle riikliku kaitse alla ja teie saate selle eest vastu 100 €, aga te ei saa midagi muud oma metsas teha, siis sealt algab see euroskeptitsism ja kõik nagu see polariseerumine. Kuhu ma tüürin oma pika jutuga on see, et me ju nägime, mis põllumajanduses juhtus, et tulid mingisugused reeglid, direktiivid ja need löödi kõik ühe puuga sõltumata, kas oli ta nagu mingisugune 10 lehmapidaja või tohutult suur ettevõtja. Et kuidas meil nüüd selle metsandussektoris siis see asi hakkab minema? Minu arust me peaksime siin nagu vaatama täiesti nagu erinevat neid metsaomanikke, et mida mina üldse nagu väikse metsaomanikuna nii-öelda talupoeg metsaomanikuna saan teha edaspidi oma metsas. Kas Euroopa Liit hakkab mulle ütlema, mida ma võin seal teha? Ma saan aru, et juba on öelnud, aga läbi Eesti ametniku. Aga selles mõttes info selle kohta, kui see esimene küsimus oli, et palju on välismaa metsaomanikke, see on kindlasti olemas, et ma ei hakka ütlema, kas see on 20-30% eraomandis olevast maast. Metsamaal on see veel eraldi, aga et pigem võib-olla väiksem number. Aga see ei ole oluline võib-olla isegi selle küsimuse kontekstis. Vaadatakse kindlasti, et mis on jõukohas on näiteks riigimetsamajandajal täna teha. Selle poolel metsamaal täna on ju valitsus ka andnud mõista, et kuidagi erikohtlemisele ikkagi riigimetsamajandaja tuleb, on ju. Erametsaomanikele me täna oleme täpselt ühesugused reeglid tõesti kehtestanud. Vahet ei ole, et kas oled soomlane, eestlane, 100 hektari või poole hektari omanikule siiski on tehtud erandeid. Aga siin on ju päris suur vahe, kas ma olen Hollandi ettevõtja ja oman mitu tuhat hektarit Eesti metsast või ma olen kodanik mõtus kuskilt Vene piiri äärest ja ma ei tea, mul on 10 hektarit pärandatud isametsa. Üldised reeglid ei ole ei lähe metsaomanikuna selle süsiniku sidumise kontekstis välja. Et see on kindlasti riigil tasub nüüd hakata mõtlema, kuidas neid kõiki meetmeid ellu viia, et täna nagu sinna seda petile ei ole läinud, et Piret Haanjast peab täpselt nii palju süsinikku hakkama siduma, et nii see päris praegu ei ole. Minem, kas ma tohin vastu küsida, et kas kuidagi on see mets halvem või parem, et kui ta on Eesti ettevõtte asemel Hollandi ettevõtte oma?
kas see mets on kuidagi halvem või parem, kui ta Eesti ettevõtte asemel on Hollandi ettevõtte omanduses, et äkki Siim tahab sellele vastata või? Ei, et sina tõid selle, et on välismaa ettevõtted ja mida ma tahan öelda, et on seal vahet nagu Euroopa Liidu kontekstis, et kes täpselt seda metsa omab sellest mõtlevast ma saan aru ja kas suur ettevõte või siis see väike metsaomanik, et mina olen ka see väike metsaomanik, mul on Natura alal on ka metsa, täitsa olen rahul sellega. Käin ja jalutan ja vaatan ja väga ilus on. Vahepeal teen seal sanitaariat ja et saaks jälle jalutada. Aga siin võib olla see printsipiaalne vahet, sul ei ole seda metsa nagu otseselt ellujäämiseks vaja. Erinevalt võib olla Haan ja talupojast, kellele see ongi nagu hinge sees hoidmise vahend. Aga mis ma tahtsin siin rõhutada on see, et ega neid kaitsealuseid liike jälle me peaksime ka muidu kaitsma. Ma arvan, et siin nendes asjades kuidagi vaadata nagu Euroopa Liidu otsa, et Euroopa Liit sunnib või sellepärast tuleb seda teha, et see on see, millest ma nagu täpselt, mis loogikat ma nagu ei jaga, et mina ei usu, et me teeme seda sellepärast ma saan aru, et me ikkagi kõik armastame metsa, Eesti rahvusena tahamegi, et see oleks seal oleks elurikkus, erinevad liigid, see on üks suuri väärtusi, mida me ise näeme ju defineerime väga tihti ennast läbi metsa, et nüüd öelda seda, et me kuidagi kõike seda Euroopa Liidu pärast teeme, ma ei usu, et see on nagu see põhiline võti kuidagi, mis nüüd ka seda väikeomaniku suhet metsa defineerib, aga minul on ka konkreetne soovitus sulle, et kui ma ei tea, kas sul päriselt on ka see lendorav või keegi seal, mille pärast sa ei saa oma metsa majandada, et sa pead, mis see registreerimistähtaeg on teil seal Single Earthis, et sa pead nüüd registreerima ennast sinna selleks kasutajaks ja saad endale neid meritõukeneid, mida siis saad müüa investoritele. Ja täpselt ma tõstsingi näppu püsti selle hetkel, kui see Haan ja talupojad sisse toodi, et ikka sellel näitel siis Haan ja talupojad kindlasti peaksid praegu hetkel kohe Single Earthi lehele minema ja oma metsa siis ära registreerima meile ja järgmise aastal juba siis selle pealt sissetulekut teenida. Siin on, kuhu see küsimus kadus, keegi pani selle eest ära. Igatahes, siin oli küsimus kelleltki meie kuulajalt, et üks soovitus tänasele metsaomanikule rohepöörde valguses, et mida ta siis peaks tegema või silmas pidama, arvestades, et muutuse tuuled puhuvad meie mail. Sanna vastab. Sorry. Kes te vastate? Mis te vastate? Keegi igatahes tahab sellele saada vastust. Kus see küsimus jäi? Ma nägin ka seda küsimust, et see küsimus oli see, et mida siis rohepöörde kontekstis metsaomanik peaks tegema teistmoodi ja ma ei teagi. Ma jäin selles mõttes mõtlema, et kas peab midagi nagu tegema teistmoodi, kui palju see rohepööre nüüd metsaomaniku jaoks seda olukorda nagu mõjutab, et tööstuse seisukohalt ma saan aru ja ka see, mis puudutab siin võib-olla üldisi raiemahtusid, see, et kuidas nüüd võib-olla, et metsamaterjali hinnad muutuvad, see võiks kuidagi omanikku nagu mõjutada, seda on väga raske. Mina ei oska selle rohepöörde kontekstis hästi prognoosida, kas seal mingisugune konkreetne mõju on, sest mingit suurt muutust ju ei tule tegelikult nendes radikaalset muutust nendes raiemahtudes ja kui seal suurtööstusel on vaja, eks siis see mets tuuakse mujalt, kui seda Eestist ei saa kuskilt Euroopa Liidust väljaspoolt ja selles kontekstis, et ega keegi ei lõpeta ju seda metsade majandamist ja raiumist ära, et seda ei ole rohepöörde kontekstis kuidagi näha, et rohkem metsa tahetakse kaitse alla võtta või midagi sellist, et ma ei näe, et võib-olla väga palju üldse tavalise metsaomaniku jaoks muutub. Kui see, siis kindlasti soodustatakse veel, et mets oleks nagu rohkem. Et kui on lihtsalt maaomanikke, kes võib-olla mõtlevad, mida oma teha, siis kindlasti võiks sinna metsa juurde istutada. Aga muidu võib-olla ma jätan midagi tähelepanuta, aga ma ei usu, et mingid suuri niisuguseid radikaalseid muutusi omaniku jaoks. Ma annan ühe suunava küsimuse ka näiteks, mis puudutas, jäi silma see looduslik uuenemine versus tuleks nagu ikkagi kohe intensiivselt et kas näiteks me võime oodata direktiivi, et kui teed lageraie, siis ostad ka istikud ja paned kohe metsa.
sõltumata sellest kasvukoha tüübist ja sellest, kui hea seal see potentsiaal on. Aga see, mis ma sellele jutule tahtsin metsaomaniku vaatest, kindlasti on hea aeg hakata metsaomanikuks. Aga igal ühel on kahtlemata need erinevad väärtused, mida sealt metsast võetakse. Et see vastab ka tõele, et meil ka need 110 000 metsaomanike väga erinevat oma metsa suhtuvad. Ja see, mis korraks tulla sinna süsiniku juurde tagasi, see analüüs, millest juttu oli ja vist oli Siim sinu slaidil see LULUCF-i valik, et kas nüüd järgmisel kümnendil hästi palju raiuda, et kõik küpsmets järgmisel kümnendi jooksul ära raiuda või siis stabiilselt hästi vähe hakata raiuma, siis kui tähelepanelikult vaatasite, siis aastaks 2050 mitte mingit vahet ei ole. Et see jookseb täpselt samal tasandile kokku, välja arvatud loomulikult mõjud on väga erinevad sellel järgneval kümnendil ja võib-olla hiljem siis ka, et elustikule kindlasti on väga suur mõju ja sotsiaalmajanduslikult väga suured mõjud. Et aga põhimõtteliselt võiks olla eelistatud selliselt, et käituda, et me sellised anomaalsed käitumisi püüame välistada. Ehk et nagu Keit ütles, et loodetavasti väga suuri kardinaalsed muudatusi see ei tohiks kaasa tuua. Ehk et metsakasutajale on vaja, metsaomanikul on vaja hästi pikaajalist kindlust, et see võiks olla üks selline eelistus, ja see on see, mida metsaomanik kindlasti toob. Siim, palun. Ja ma ka sellele küsimusele, et kas see toob kaasa midagi metsaomanikule, ma arvan, et tegelikult on ka väga asjakohane mööblitööstusele, kus me siin täna oleme selle keskel, aga ka ajakirjanikele, helimeestele, kõigile on oluline, et me kõik nõuaksime võimalikult tugevat tegutsemist kliimamuutuste pidurdamisel. Ja see on meie ainukene pant heaks eluks tulevikus kahtlematult. Ja selle juures peame arvestama ka seda, et kui me ei ole tegevad tegevusalal, mis on üüratud süsiniku intensiivne, paiskab õhku palju süsihappegaasi, siis meil ei ole liiga palju vaja selle pärast ka ärevust tunda. Ja samas meil on sektoreid, mis on väga seotud selle süsiniku õhku paikstamiseks, ongi kogu nende tegevuse sisu. Ja nendele peame me leidma üheskoos ühiskonnana sellise õiglase lahenduse, et keegi ei saaks kannatada, ei jääks maha. Aga mis puudutab seal sees siis seda intensiivset metsamajandust, siis selgelt intensiivne metsamajandus on ka üks kliimaprobleemide allikas ja see vajab samasugust õiglast üleminekut, nagu me praegu näeme ette näiteks sellele põlevkivitööstusele. Aitäh. Siin on Kas ma tohin ühe selle sinu küsimuse peale, et kas peaks tulema kohustus, et üks puu maha ja siis tuleb üks asemele istutada, et tegelikult Sanna näitest jälle me kuulsime seda, et see ongi paljude vastutustundlike firmade poliitika ja ma arvan, et see tegelikult võikski olla tulevikus ka Eestis hea tava ja me ei pea selleks ootama Euroopa Liidu direktiivi või mingit käsku või suunist kuskilt, et midagi sellist teha, vaid pigem see metsade taastamine ongi üks väga oluline osa niisugusest vastutustundlikust tegevusest ja mida tegelikult ettevõtted praegu üle maailma järjest rohkem teevad, ka need, kes isegi ise otseselt ei ole puidusektoriga seotud. Ma vargin ütlen, et tänagi tegelikult Eesti metsaomanikul on see kohustus olemas, seda täidetakse, et ei jääks vale muljet, et Eesti metsades ei uuendatakse. Seal pool sellest on looduslik, mis on jälle teistpidi hea ju loodusele, et on üsna looduslähedane see metsade uuendamine täna. Süsiniku intensiivse sidumise mõttes oleks näiteks ühe võimalusena vaja hakata istutama rohkem. Ja siin on üks küsimus Sannale, et millises seisus on Soomes sarnased diskussioonid siis erametsaomanike ja Euroopa Liidu toetuste osas, et kuidas Soome riik erametsaomanikke toetab? Well, I have to say that this is... Ma pean ütlema, et ma ei ole selle teemaga üldse tuttav, aga väga palju on arutatud LULUCF-i üle,
aga ma ei oska vastata sellele küsimusele. Merem, kas ma tohin, et ma näen siin slidoos on päris palju tegelikult selle Single Earthi kohta ka küsitud ju selles carbon offsetting on, nüüd ma ütlen siis inglise keeles, eks ju, selles kontekstis, et kas seda üldse tohib teha ja mis asi see üldse nagu on, et äkki see on mingi täielik jama. Et ma lihtsalt selles mõttes seda kommenteeriks, et reaalselt ikkagi ka see nii-öelda sertifikaatide ostmine on tõesti niisugune poliitika, mida siis paljud ka Euroopa ettevõtted teevad ja kasutavad ja see on igati ka nii-öelda Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt on see lubatud. Küll seal on mitmeid nagu suuri teemasid sellega seotud, mida siin kindlasti Single Earthi tegijad ka teavad, et kui sa seda CO2 siis kokku hoiad, et kas seal on see lisanduvus olemas. Ehk siis seesama siin ka võib tekkida küsimus, et kui mul on see Natura mets ja siis saan selle tõukeni, et siis ma oleks nagu nii jätnud selle metsa sinna järgmiseks 100 aastaks, et nüüd nagu seda lisanduvust ei tule. See on üks nagu põhilisi küsimusi ja teine ongi siis see, et kuidas ikkagi usaldusväärselt siis nagu kontrollida või verifitseerida, et mis on siis see kokkuhoitud, teie konkreetsel juhul see kokkuhoitud CO2 kogus üldse, aga iseenesest muidugi kogu see tegevus on täiesti niisugune, mis on nagu Euroopa Liidu regulatsioonidega kaetud, aga võib-olla sa ise tahad rohkem kommenteerida. See on väga hea, et sellise regulatsiooni üks osa on siiamaani olnud tõesti see, mis see välja toodud nii-öelda see lisand või inglise keeles additionality. Ja tegelikult, kuidas see Single Earth alguse sai, oligi see, et ettevõtted, kes offsetivad, vabandust, ma kasutan inglise keeles sõna, see lihtsalt sõna offsetting nagu kuidagi annab rohkem seda mõistet edasi, mida me teeme. Et ettevõtted, kes praegusel hetkel offsetivad, on tegelikult jäänud, et selline puude istutamine ja selle raha kuskile Aafrika või Aasia ja Lõuna-Ameerika projektides ära andmine ei ole andnud seda tulemust, mida ettevõtted tegelikult soovivad. Et pärast, ütleme see carbon offsettingu globaalses mõttes turg on olnud alates 80-ndate lõpust, 89. aastal, kui ma õigesti mäletan, see avati ja tegelikult me ei ole mitte ühtegi kliimaeesmärki tänu sellisele talitlemisele, me ei ole ühtegi seda eesmärki täitnud, ei kliima, ei liigirikkuse ega ühtegi teist eesmärki, mis neid kahte siis toetavad ja seetõttu meie oleme kasutamas natuke teistsugust lähenemist, kus see sõna, üks põhjus, miks me ei nimeta oma päriselt see, mida me teeme, ei ole klassikalises mõttes offsetting, sellepärast, et seal tõesti puudub see nii-öelda klassikalises mõttes additionality. Siin kõlas ka küsimus, et kuidas on süsiniku sidumine ja vana mets täpsemalt omavahel seotud. Kui siin ettekannetest tuli välja, siis teadupoolest kõige parem süsiniku siduja vist oli 10-aastane mets on kõige parem, kui ma ei mälu ei peta. 10-st algab võib-olla. Mingi hetk ta lõpeb ära, eks ole. Just, päriselt ära ei lõpe, et siin minu arvates see natukene nagu väär arusaam, mis ühiskonnas on välja kujunenud, et just kui sellel hetkel, kui mets saavutab oma raieküpsuse, et kui seda maha ei võta või ära ei majanda, et siis see mets justkui kohe kukub ümber ja hakkab otsast mädanema, et tegelikult ma mõtlen seda, et kas enne seda, kui inimesed maale sisse tulid ja metsi saaks majandama, et kas meil siis metsad ainult mädanesid ja süsinikku oli. See on väga terav, see on väga, ma tean, see on väga terav teema. Ma tahan midagi veel vahele küsida, selles mõttes, et praegu Euroopas jätkuvalt möllab, eks ole, kuuse-koore ürask, mis ka kogu Eestis täis tuure, et mis te selles olukorras teete? Ma jõuangi kohe selleni, et meil ei ole nagu kaalukausil kaks varianti, et kas mitte majandada või majandada siis intensiivselt, eks ole, et tegelikult on olemas ka jätkusuutlikud majandamisviisid, mis siis välistab lageraide.
miks me neid ei kasuta ja ma arvan, et tulevik näitab seda, et me järjest rohkem hakkame jätkusuutlikku majandamist, püsimetsandust oma metsades rakendama, sest et läbi selle me saame oma metsadest materjali kätte, see mets jätkab süsiniku sidumist, selles metsas säilib liigirikkus ja ka selline rekreatiivne väärtus nendes metsades. Aga mis siis minu sellest tokenist saab, et andsin oma andmed üles, kinnistu kadastri numbriga see ja see on siin, palun arvutage välja, kui palju ta suudab süsinikku siduda, müüge see maha kellegile. Aga nüüd ma järgmine aasta ütlen, et mul on siin kuusekoore ürask, tuleb lageraie, mis siis saab? Ja see on täiesti okei ja me oleme kõigi nende võimalike ohtudega ka arvestanud, et olemasolevad carbon offsettingu projektide puhul müüakse süsinikku ette 20, 30, isegi 100 aastaks. Aga meie puhul me mõõdistame metsa reaalajas, see tähendab seda, et kui metsas midagi muutub, et metsa on näiteks kooreüraski tõttu või juurepassiku tõttu on vaja metsa majandada suuremas ulatuses, kui püsimetsandus seda lubaks, siis lihtsalt kalkulatsioon seetõttu muutub ja me saame selle metsas muutunud puidu kogus järgi me saame arvutada, kui palju siis mets nüüd seob või emiteerib. No üks kommentaar ja siis ma küsin siit veel paar küsimust. Võib-olla ka natuke sellest süsinikust metsas paar sõna, et siin on nagu ka kuidagi jäänud kõlama ja varasemalt on esitletud see sama uuringud, millest me siin täna ka kompasime, kui tõestust sellele, et ükskõik mis sa teed, lõpuks on tulemus kokku enam-vähem sama, et kas kiiresti kõik maha ja siis hakkab kasvama, siduma või laseme kasvada, siis alguses seob hästi palju, siis jääb seisma. Tegelikult ei ole sama, et minu meelest selle uuring väga selgelt tõestas seda, et liiga intensiivne metsamajandus on kliimavaenulik ja lükkas ümber see pikalt ringelnud müüdi nagu just kliima pärast me peaks intensiivset metsamajandust harrastama. Et tähtis on seal ka väga see kumulatiivsus, kui meil ka seob esimestel aastakümnetel tohutu hooga ja siis jääb seisma. Siis kui palju me kokku oleme sidunud ja ikkagi kõrgemal tasemel püsima, see tähendab, et see CO2 ei ole atmosfääris, vaid on seotud kooslustes. Et see on see nagu põhimõtteline erinevus. See on väga hea, et välja tõid, et nendes vanades metsades on seotus suur, mis on sellesse metsa talletatud ja see sama printsiip kehtib ka märgalade kohta, mis on tuhandete aastate jooksul süsinikku endasse sidunud ja kui me hakkame sealt seda kaevandama, sest enamus sellest kaevandatavast materjalist tegelikult satub lühiajalistesse toodetesse ja pärast see kaevandus jääb lahtiselt emiteerima. Et see tuhandete aastate jooksul seotud süsinik tegelikult sealt vaikselt emiteerib. Hendrik? Ma saan aru, et meil aega hakkab väiksema. Kiire kommentaar. Esiteks tahtsin öelda, et jätkusuutlik metsamajandus on muidugi defineeritud mõiste, mille all lageraie on ka täiesti aktsepteeritud majandamisviis, mis Põhjala metsades on vajalik, et metsa uuendus tekiks sobilik. Aga mis ma tahtsin tegelikult öelda, nüüd viimase arutelu, see küsimus, kas mets kui süsinikupank või mets kui süsiniku siduja, just parim analoog on sellele, et kas ta hoiate oma säästusid panga arvel või te investeerite oma säästusid. Ehk siis mets kui süsinikupank, ta on ikkagi lõpuks limiteeritud mahuga ja ei loo uut süsinikku sinna. Kui me metsa hoiame süsinikku siduvas rollis ja samal ajal kasutame neid puidust tooteid, siis kombineeritud efekt ühiskonnale tegelikult minu väitel on suurem kui lihtsalt selle metsas hoidmine. Mulle väga meeldib see lugu sellest pikaajalisest toodetest ja kõigest sellest, aga just enne oli tahvli peal ka pilt ühest puidust, et kui suur osa sellest puidust tegelikult jõuab pikaajalistesse toodetesse ja kui palju sellest puidust praegusel hetkel pikaajalistesse toodetesse satub, sest me oleme kõik selle poolt, et ütleme siis metsa jätkusuutlikult siis majandades me saame kõik aru, et puit on ideaalne materjal ehitamiseks ja eriti kui me asendame väga süsinikku rohkeid ehitusmaterjale hoopis näiteks puiduga, seeläbi me siis hoiame selle seotud süsinikku puidoodetes väga kaua, aga kahjuks
tänasel päeval lugu on selline, et piisavalt suur hulk tegelikult sellest puidust, mis metsast välja raiutakse, ei jõua pikaajalistesse toodetesse. Ma võtan veel ühe täiesti uue teema. Siin on küsimus, kui palju prognoosite hinnatõusu rohepöörde toodetele? Kas täna on siin keegi, kes oskab sellele kas või kaudselt vastata? Raske on sellele vastata lihtsalt selle tõttu, et seal täpselt ei saa aru sellest küsimusest, et mis neid rohepöörde tooteid on siin nagu ma küsin siis täpsustava küsimuse, mis oli Sannale suunatud, et kuidas lahendab UPM olukorra, kus rohepöördesse investeeritud finantsid tuleb läbi kõrgema müügihinna ostjalt tagasi küsida? I think it's not about ma arvan, et siin ei ole teemaks hind, vaid see nõudmine tuleb kliendilt, see nõudmine tuleb kliendilt. Klient nõuab sellist toodet ja investorid nõuavad ka sellist tegevust. Nii et me peaksime tegelikult käima ühe sammu võrra eespool oma konkurentidest, et me oleksime valmis turul ka jätkuvalt tegutsema. Mis mina ka enne proovisin öelda, et see turg tegelikult muutub ja siin me ei saa ainult rääkida sellest, et kuidagi me nende vanade toodetega lihtsalt paneme edasi järgmised 5 või 10 aastat ja midagi ei muuda, et need investeeringud mingis mõttes on igal juhul tuleb teha, et üldse turul olla konkurentsivõimeline nagu pikemas perspektiivis ja see on lihtsalt see turu seis laiemalt ka. Siin on väga raske öelda, et iga selle konkreetse toote kohta, et kui me sellest ringmajanduse põhimõttest räägime, millest Sanna siin rääkis, et siis ega see lõpuks ikkagi pigem toob ikkagi kasu, sest lihtsalt kogu siis ressurssi ja materjal kasutatakse ära ja kui me vaatame seda sama nüüd, siin tee näidet, et kogu energia toodetakse taastuv energiast, et siis näiteks teil ei ole täna seda suurt elektrihinna tõusu probleemi, millest Eestis siin väga palju räägitakse, eks ju, mis on seotud maagaasi hinna tõusuga. Nii et eks siin on seda ei saa niimoodi üks ühele võtta, et kõik läheb kallimaks ja kõik läheb halvemaks, et pigem on see ikkagi niisugune innovatsioon, mis selle rohepöördega kaasa tuleb ja mis muudab tihtipeale ikkagi ka palju efektiivsemaks selle tootmise ja muudab neid energiaallikaid ja tegelikult on see ikkagi pikemaliselt kasulik, et eriti Põhjamaades me näeme, ma arvan, kus ettevõtted on väga palju sellesse investeerinud ja tegelikult on väga konkurentsivõimelised ja väga hästi saavad turul hakkama. On meil veel küsimusi või jääme ilusasti ajaraami ja tõmbame pidulikult otsad kokku? Ma ühe asja võib-olla siis lõppu ütlen, et tsentrit ka näitab, et ma saan aru, et 23 aastal saab teil projekt otsa. Siin et just kui, aga minu arust on väga need tooted, mis juba täna siin on valminud mõtlevad selle peale, kuidas tegelikult seda ka madala kvaliteedilist puidust tegelikult kestvustooteid teha. Ja see on igal juhul asi, mille peale kindlasti see järgmine projekt ka tuleb, et seda kuidas seda targalt ära kasutada ja ka siis leida sellele tootmisprotsessile sobiv hind ja turustada. See on järgmise projekti sisu, ma loodan. Aitäh teile. Mul on mõned head uudised. Tänased ettekanded ja nende slaidid jäävad üles Tsentri kodulehele kui ka YouTube'i kanalisse. Mäletasin ma õigesti? Jaa. Sliidos jäid õhku küsimused. Kas ma vaatasin õigesti, et slaidide juures olid ka esinejate kontaktid? Kas inimesed võivad teile kirjutada ja küsida oma küsimused ära, mis neile huvitavad, mis olid siin üsna teema spetsiifilised. Väga palju küsimusi oli just nimelt rohetoodete hindade kohta, aga need jäid meil praegu käsitlemata. Aitäh teile, head esinejad, aitäh kõigile, kes olid siin ja vaatasid ja kuulasid. Me oleme ühe aplausi ära teeninud.